esmaspäev ja esmaspäev hakkab natuke kehvema noodiga. Teile käis Puksiir rendis ja airbag andis saba või vist airbag mitte, aga see mingi õhuleke vist kuskil. Vaatame, mis ta seal teeb, mis poole ta üles tõstab ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis on mul vaja see vints ka ära vahetada, aga see pean vaatama, see plate ma pean ära vist mõõtma. Puksiiri sain remonti ära viidud, mul õnneks siin samas. Muidu ma käin teises ettevõttes, aga kuna ma ei viitsin praegu mingit taksot ja seda transporti, siis ma seal üle tee tegelikult taga paistab Power Service ka, et siis hea lihtne viitsin ära, kõnnid jala tagasi kontorisse, ei pea mingi transpordi pärast muretsema, aga bag vist jõuab alles homme, et siis saavad homme ära vahetada, aga seal oli mingi õõrdumine või mis iganes seal oli toimunud, igastahes nagu bag ise oli korralik, aga seal oli mingi auk tekkinud bagi sisse, nii et ja see sama bag, mis just vahetati ära, seega ülikehvasti, aga saabki teise bagi ja võib-olla too hoiab veits ühtlasemalt seda, nii-öelda natukene võrdsam, sest mulle tundus, et nüüd ajapikku nagu ma ei pannud enam tähelegi, aga alguses küll oli nagu kogu aeg selline tunne, et see bagi külg siis nii-öelda, mis vahetatud oli, et see hoidis natukene allapoole, et võib-olla siis nüüd see, mis tuleb, on parem, et homme saab ära tehtud ja lõunast läheb homme Puksiir renti ja vintsiga pean ka tegelema, ära keeruta. Ja ostsin veel asju juurde siia kontori, et lõpuks sai siis ära ostetud valge tahvel. Ma ei tea, kuhu ja kuidas ma selle panen, sest ideaalis kruve seina panna ei või ja need kruvid, ma ei tea, kui pikad on, kuigi siin neid auke on küll, et vana kontor, et mis seal vahet on, et arvatavasti ikka panen pohhu. Ja kohvimasina, et ma ei proovime siis vahelduseks kannukohvi ka, et see masinakohv või see agregaat tüütas ära ja vaatame, et kontoris teed hommikul kannutäie ära, siis peaks 9 päevaks nagu ühes kannutäies piisama, et vaatame. Siin kontoris külmkappi ei ole, seega sellist piima, siis see piim ei lähe, see piim nii-öelda kannatab ka siis toatemperatuuri ja siis tegeleme siin muude asjadega ja selline see nüüd päev olema hakkab või argipäev või argipäevad ja kui tulevad veod, teed veod ja kui ei tule, siis tegeleme muude asjadega, milles ma praegu veel täpselt rääkida ei saa, aga küll te näete. Nüüd on vaja mul siia 4 kruvi lasta. Aga ma ei tea, kas siin taga on midagi või ei ole. Ma ei julge üldse kunagi seina sisse auke lasta. 4 väikse kruvi panek nii pingeline. 3. Siia ma arvasin ei ole väga hull, aga need kruvid oli täitsa pingeline. Aga ideaalis see peaks olema lihtsalt lambi vahesein, et see on... Kunagi ei tea, ma olen osav seinast läbilaskmisel puurima voolujuhtmeid.
Aga ei, nüüd on paigas. Tundub enam-vähem tugevalt, ega ma siin mingi tantsima ei hakka. Ja markerid asjad siin olemas. Vaatame siin mingi protektiv film ka. Testime ära ka. Subscribe. Väga tuus. Ma on tükk aega tahtnud. Muidu ma tahtsin mingi hästi suurt, aga ma arvan, et see teeb ka töö ära. Ja Juskis 9 euri. No, 9,90 või midagi. No põhimõtteliselt 10 euri. All 10 euri. Et väga tuus. Mul on nüüd vaja millegi, mida selle ära ka kustutada. Kas see lapp teeb töö ära? Tuus. Nii et jah, nüüd on see tehtud. Kohvimasin on ühe pesutiiru ära teinud ja siis ongi nii-öelda asjad tehtud ja tuleb tööle hakata. Esimese päeva kohta asjatamise päris palju, et praeguseks jääb kohvinurk enam-vähem selliseks veits pean ümber sättima, aga mulle ei meeldi see, et aparaat nii-öelda, mõnes mõttes on võib-olla hea, et ta mingi aja tagant nagu ise ennast välja lülitab, et kui unustab sisse, et töö läbi sees ei oleks, et siis ta on ikkagi ju tuleohtlik. Et selles mõttes vast on hea, aga lihtsalt arvestama sellega. Printisin ka uusi lepinguid juurde. Hetkel võtsin 40 paberit 4 euri, mis on päris okei, ma arvan. Ja arvest tindi hinda tegelikult, siis on väga okei sellise raha eest printida. Aga ma tahan ideaalis osta seda või lasta teha lepingud nii-öelda sellele. Ma ei mäleta, kuidas ta neid nimetas. Tema vist nimetas mingi kihipaberiteks, aga põhimõtteliselt koopiapaberit. Kirjutad ühe peale ja siis jääb see alles ja siis saad nagu ühe endale võtta ja teise kliendile anda, et tahaks sellisele koopiapaberile tegelikult teha järgmised rendilepingud, aga jah, siin veel mässamist on, tegelikult peaks koristama ka natuke kontorit, aga seda hiljem. Ja ärge unustage, et minu käest saate ka, ma võtsin praegu enda oma ära. See on mul see vana, mis kaubiku küljes, kuna see uus kaubik läks renti, siis ma võtsin nimesildi ära. Ja see on see kunagine, mis ma tegin nagu test, et kui pikk ja värki särki. Et nimesilte saate minu käest, et osta. Kuigi praegu, kes on käinud või vaadanud, siis Trihpapis e-pood läks hetkel kinni. Ja jah, aga Instagrami kaudu saate mult ikka näiteks tellida, kui tahate nimesilte. Siin kohe lähen teen ühe kiire kasvu hoone juppide vedu ja siis pärast veel kasvuhoone vedu, et neid saab vähemalt teha ja nii edasi. Hommik, teisipäev ja hetkel vead siis sellist tühja kere Honda Prelude ja läheb siis liiva pritsi, et see on Tartu ümbruse vedu, aga mõnus ilm väljas, kõik on timm ja ka vaja remonditöökojades vahelt autot vedades teate kuhu kirjutada, aga peame selle Prelude ära ja siis kontori jälle asjatama. Hakkab see päevake vaikselt läbi saama ja vean kasvuhooneid ja tihti on nii, et kasvuhooned lähevad ikkagi taludesse ja suvilatesse ja need ei ole Google Mapsis leitavad. Ja tavaliselt otsime need niimoodi üles, et ma panen selle talu nime Delfi kaarti, vaatan ära ja siis panen Google Mapsi nagu selle küla ja siis hakkan nagu näppuga järge ajama, et kus see võiks olla. Ja lõpus leian selle üles. Mõnikord võtab rohkem aega, mõnikord suht kergelt, et vaatad, kus on mingid veekogud ja nii edasi. Leiad ülesse
ja siis paned Google Maps'is linnukese selle koha peale ja mul on pandud siis nagu see satelliitvaade, et siis sa näed nagu neid maju ja teeradasid ka nagu paremini. Nii-öelda, mis näevad põllu pealt lähevad või mis iganes. Ja vajutab peale, põpsti, viskab kohe ilusti talu nime ka. Et ma ei saa aru, miks see nagu otsing siis seda talu üles ei leia, kuigi nii-öelda ju siis see Maps teab, et selle talu nimi on see nimi. Et see on nagu väga huvitav tähelepanek, mis ma just tähele panin, et otsinguga üles ei leia, aga kui ajad näpuga järgi ja lõpuks selle linnukese peale viskad või selle pinni nii-öelda, siis kohe näitab ära, et see on see talu ju. Miks sa siis otsingus mul seda ei visanud? Et see on väga huvitav, et kui keegi teab, miks see nii võib olla, siis võib kirjutada, aga ma ise arvan sellest, et Google lihtsalt see otsing ei ole nagu ära timmitud eesti keelele sobilikuks. Ma arvan, et selles on. Kell on 11, kolmapäev, lotopäev, kuigi viimasel ajal enam ei ole väga lotot ostnud, kuna muidu vahepeal oli nagu selline väga lotot. Ühe lotovõit oli nagu ilge nagu äng või selline nagu, et mul on seda lotovõitu vaja, et see oleks nii abiks, aga nüüd on pigem selline mõte, et ma ei taha lotovõitu, kuna see on soov nagu ise hakkama saada või ise nagu see ära teha mitte loto, vaid nagu et kui sa lotoga võidad ja siis teed äri, siis sul jääb alati nagu tagakuplisse, et kas ma ilma nagu lotovõidut oleks suutnud ja nii edasi. Et ma tahaks nagu ise sellist tunnet, et you made it. Et sul on nagu edukas ettevõte, sul läheb hästi elus. Et ma tahan seda tunnet ise, sest seda tunne, et sa oled ise selle kõik saavutanud, et sul ei ole antud nagu mingit almust. See on nagu viimasel ajal minu jaoks nagu nii oluline ja selle tõttu enam, kui see lotovõit tuleb, siis tuleb, aga ta ei ole enam nii oluline, nagu ta siin vahepeal oli. Et see you made it värk on nagu ülioluline. Muidu sa lähed igale poole, sul jääb ikka kummitama, et ma olen tänu lotovõidule rikas, mu äri on tänu lotovõidule edukas ja siis see alati jääb nagu see mul on tunne, et siis nagu enesekindlus ei oleks nii tugev kui see, kui ma praegu sellest, ütleme niimoodi, et kehvast seisust või igal juhul sellest lotovõidust, et viimasel ajal ma nagu ei taha seda lotovõitu või nagu ei ole nii oluline ja ma tahan seda you made it tunnet saada ja loodetavasti kunagi tuleb ka see tunne, et pingutan selle nimel ja mässan, et lõpuks see asi oleks kodus ära või nii-öelda saaks kunagi öelda, et oi, tehtud poiss. Suretasin kogemata LT välja risti peal ja käima uuesti ei saanud. Ja mässamist oli omajagu autot ees liigutada, sest seal on need piirded ees, kohe oli ummik ja siis lükkasin auto eest ära, koorem on peal, päris kerge oli lükata, ütleme jutumärkides. Ja sain ära lükatud äärde, sai liiklus käima, siis vaatasin, mis jama on ja aru saada, et starter on ära, et ei hakka järgi. Okei, siis et vaja peale koputada, et starter töösse saada. Esiteks ei ole leidnud mingit asjagi, millega koputada. Igal juhul ei ole midagi, millega starteri peale kõvasti koputada ei saa ka, ega starter on sellises kohas, kus on väga raske peale koputada. Igal juhul siis panin nööri valmis, et vaja natukene tõmmata, et pill läheb käima, et pole probleemi. Ja siis lehvitan 10-sega, et keegi jääks seisma, siis vaatan ka, et oleks nagu konksuga auto on lihtsam. Kuradi eestlane vasakpöördele, nagu seal oli vahepeal nagu ummik või et autosid järje pidasin, näitasin käega, et aken lahti ja jumal tänatud oli nõus kohe appi tulema ja olin valmis ka nagu kümpat andma, et davai, thanks abi ja siis ütles, jäta jutt. Selline on õige eestlane ikka, aitab ja ei taha isegi raha. Mul ei oleks 10, mul ei oleks 20 ka kahju olnud. Lihtsalt, et vaja mingi meeter tõmmata, et lihtsalt vaja väike nõks ja kohe läheb käima. Seda ma tean, et kui LTL muud häda ei ole, et starteri viga või midagi, et siis väike nõks ja ta läheb jumal hästi käima tõmmates, et suured tänud, kui sa peaksid kunagi mu kanalile sattuma.
aga jah, eestlane päästis eestlase Lätimaal. Ja ühel lätlasel näitan see oli tegelikult oli ainult vaja meeter tõmmata, oleks vend küppa saanud, ei. Igal juhul jah, pill töötab ja jätkame sõit, aga täiesti ajuvaba juhtum. Väga rets ikka auto põleb keset teed. Väga jõhker ikka. Ma ei tea, ma ei julge nagu mööda ka sõita, ma kardan, et järsku plahvatab või midagi. Ja see leek tundub päris tugev ka, et täitsa auto põleb maani maha lihtsalt. Jah, võimal hästi näeb. Jah, nagu operaator. Steadicam. Jah, Steadicam. Mis mõtlen, rahakotti ei ole praegu päeva, Otseselt mitte. Nii, tulime siis Lange motokeskusesse reede ka, by the way. Ja tulime... Neljapäeval tee uuesti. Neljapäev, ma saan kattida. Lange motokeskusesse sõitma, et mind kutsuti, et tule sõida tasuta, et võtta elukaaslane kaasa. Ma seekord elukaaslane asemel võtan siis kasu ja lähme vaatame. Et tema ei ole varem elektrikardiga sõitnud, kuigi ta on väga osav kardiga sõitja. Et kas ma teen talle pähe või ei tee. Istatud ala. Ära puutu laatimisjuhtmeid. Kardis istudes tõmba punasest nöörist ja säti paika iste. Tavakartidel vist ei saa või? Pedaalide reguleerimiseks... Ei, rooli ei saa tavakartidel liigutada. Rooli ei saa. Jääb sul nii väikse ajaga midagi meelde. Palju kurve jäi meelde. Esimesel teeb proovi ringi ja... Tahad ise ees minna või? Ma lähen. Ei, mine ees. Mulle rahulik ju. Laupäeval on ma arvan mingi möll. Tervist poolt siis. Kart sõidetud, mina võitsin 0,3 sekundiga. Oli 0,3 või? Ei, jaa, 0,33 äkki. No meie kaaluvahe on ka mingi, ma ei ütle kui palju, aga kaaluvahe on ka. 10 kilo sajandikule. Jah, nii et ise arvutage. Ise arvutage, jah. Aga proovime selle VR-i ka siin ära. Anname kätele puhkust ja siis lähme välikarti ka, ma arvan, et seal ma saan pähe. Ära ole nii entusiastlik. Eelmine kord sain. 768 on vaja üle lüüa. Ma ei ole väga osav selles. Ai.
Või mööda? Jep. Ma lõin 2 nukiga, ma lõin täiega mööda. Oota, ma panen uue mündi. Tai. Me juba hakkasid liin toimetama. Oleks olnud aega. Süda kinni. Ei läinud palju. Palju mul oli? 758. Ütle ka, kuulda oleks. 772. 772. Ai, mass on taga, pauk on kõva. 772 oli minu oma või? See oli mu elu 4. 797. Ta veel korra proovida. Jah. Võtame koogu ka. Hääl oli juba tugevam igal juhul. Kuidas kommenteerid? Päris hea, hääle järgi saab aru. Mida kõvemini kaeb, seda parem on. 835. Tussukas. Pane see viimane ise. Üle 800 ikkagi. Iga löögiga läheb järjest paremaks. 818, päris hea. Jääb viimane sul. Saad rahule? Palju tuli, mis sa arvad? Päris hea. Nice, see juba sobib. Aga 786, ei 876. Aga mis see seal 4-0 näitab veel? 4 lööki või? Ei usu, aga... Võtta kaas samal ajal. See on kaas või? Jaa, lase kaas lahti, tõmba uuesti hüdro. Võtta kaasi. Labadega pead käid kogu vaatama. Esimene on 5. Hääl on suht vaikne. Vaikne. Läks paremaks jah? Hääl läks ära. Läks ära või? Nüüd tuli tagasi. Kas käiku ka vaata? Tulevane ralli ees. See on ikka väga mõnus. See oleks pildi kvaliteet ka parem, siis ikka väga nagu mõnus tunnetus on tegelikult. Nagu sõidaks päris autoga. Ma ei tea, milline on see ruut. Ma arvan, ma näen mingi ilgelt tropi näoga välja, kui see roolis olen. Isegi need kukkumised on nagu veits päris jah. Sa oled varem VR-iga sõitnud või? Ei ole! Pluss see rooli istme liikumine, ma arvan, mõjutab ka päris palju. Kaardilugeja surnud, mina surnud. Selle majaga lõpetasime ära ja nüüd lähme Välikaardi rajale, et seal sa poissmeeste peol võitsid päris suure pika puuga. No ma ei mäleta enam nii hästi, aga võib-olla sul oli kehva kaart lihtsalt. Võib-olla tõesti. Aga ma olen võib-olla harjutanud, vaata. Ma olin Rocky Balboa. Ma siis sõitsin viimast ja esimest korda üle pikka aja.
käes on päris mõnus, onju. Trying to cover up these scars, fix another broken heart. Välikaardiga ka sõidetud, härra kasu võitis. Jaa, 1-1 järgmise korrani jälle. Ma ei oska välikaardi rajal sõita, ma peatan selle O nii ära ja see taga S või ma ei tea, kuidas seda kutsuda, nõela silm või? Kuidas oleks kaardi termin? Hea küsimus, šikaat. Šikaat. Sain pähe jah, ei ole hullu, ma sain eelmine kord ka. Aga sa võitsid VR-is ka? Nii et 2-1. VR oli jumala äge, ma ei tea, kas ma kaamerast rääkisin. Mulle nii meeldis, see iste liikus ja kui sa need prillid ikka ette paned, no tundub veits reaalne. Palju nagu, kui sa arvuti taga klaviatuuriga oleks, on nagu tuim. Aga seal sa nagu tunned, et noh, et sul on nagu auto kubatuur on nagu ümber. Mul oli esimese hüppega siuke tunne, et ma ise ka nagu langeks, vaata, kui sa teed selle üle nuki sõidu ja siis nagu vajud nagu kaasas. Siuke ühe tunne oli natuke. See liikuv vist oli jumala äge, mulle nii meeldis. Nii et jah, suur tänu Langepere, et kutsus sõitma ja kui teilgi vaja, siis tulge ka Langelt läbi, see on Tartu küljal ja päris hea koht on tegelikult Tartu küljal. Mul kahju, et ma pole siin eelmine kord, kui su poissmeeste pidu oli ka mul esimene kord. Ma soovitaks ka tulla, mõlemad rajad olid väga äged, et nii elektrikat proovida kindlasti kui bensukat. Reede, kell on juba 2:30, ma olen päev otsa siin juba hommikust saadik kaubikuga ringi sõitnud ja kasvuhooneid alguses oli üks alumiiniumplaat ja siis kasvuhooned, mul jäi kaamera maha kontorisse koos kotiga, aga nüüd puksiiri võtsin, siis otsisin kaamera ka ära ja võime siis selle Prelude tagasi keretöödesse ja küljetiivad anti ka mulle kaasa, et need on siin mul kõrval lugejana kaasa. Kuidas ise tänase päeva? Aitäh ja loodame, et jätkub. Tänks, et vaatasid selle nädala videot ja nagu ikka, olge muhedad ja ilusat nädalat teile. Tšau!